sa täna tegeled ka tegelikult enda siis kehateemaga, ehk siis me räägime toitumise ja kõige selle poolega. Kas sa nimetad paksuks? Jah. Ei, jah, et... Saate Töökullid, osa 6, mina Siim, saate teema kiusatused. Ja mina Sander ja meil on täna väga huvitavad 2 külalist, kes tutvustavad ennast ise. Ja tere, mina olen Tuuli, olen Tervise Arengu Instituudi toitumise liikumise osakonnast, aga olen ka toitumisnõustaja ja koolitaja, nii et praktiline toitumise valdkonna inimene. Ja tervist, mina olen Henri ja aastast 2009 olen aita mina inimestel nikotiini sõltuvusest lahti saada Allen Carri meetodil. Väga tore. Paneme kohe pommi teele, et meil on Eestis täna üle poole siis rasvunud ülekaalulised ja tegelikult see probleem on ka laste seas. Et Tuuli võib-olla vii hästi kiirelt kurssi Eesti inimesed, et mis meil toimub? No muret tekitav on tõesti see, et üle poole Eesti elanikest on kas siis ülekaalus või rasvunud ja see probleem on ka laste seas, et selline kolmandik esimesse klassi minevatest lastest on ülekaaluga kimpus ja sealt edasi siis algklasside lõpus juba 1/4 lastest. Et see on väga oluline murekoht, sest kui me mõtleme selle peale, mis on tervise seisukohast kõige suurem suremuse põhjustaja, siis me räägime südame-veresoonkonna haigustest, mis on otseselt seotud ju toitumisega ka. Et mitte ainult toitumine, et kui me täna räägime kiusatustest, siis kõik need muud kiusatused sinna juurde, aga toitumine kui üks oluline osa eluviisist on seal see, mis seda mõjutab ja millega saaks siis, või millega oleks vaja tegeleda, et neid protsente vähendada ja siis ka inimeste tervist toetada pikemas perspektiivis. Et WHO andmetel enneaegselt või liiga vara sureb südame-veresoonkonna haigustesse inimesed, diabeet, suitsetamine või siis nikotiinisõltuvus tegelikult, et siin ei ole vahet, kas me räägime veibist või räägime täna tavalisest sigaretist ja inaktiivsus. Aga Henri, sina räägid inimestele enda kogemusest, on nii? Pigem ma õpetan inimese, kuidas maha ette niimoodi, et see oleks nii lihtsalt kui vähegi võimalik. Et Allen Carr on siis see meetod, millega ma tegelen ja see on nagu õpetus, kuidas oma mõtteid juhtida selleks, et mahaetmine oleks võimalikult lihtne, et inimene, kes maha jätab, ei tooks nagu ohvrit, ei loobuks millestki, vaid ta vabaneks sõltuvusest. Ja ise endise suure suitsetajana, kes ma tõmbasin viimasel aastatel juba üle 2 paki päevas, kes ei usku, et ma suudan kunagi maha, et suudan päevagi ilma olla. Kuna mina sain sellega nii hea tulemuse, siis ma sain aru ka sellest, et see on asi, millele ma pean ka enda aja ja suure osa enda elus pühendama. Aga lisaks selle samale sõltuvusele, millest sa juba lahti oled saanud, sa täna tegeled ka tegelikult enda siis kehateemaga, ehk siis me räägime toitumise ja kõige selle poolega. Kas sa nimetad paksuks? Jah. Ei, jah, et ma ei tea, kas see kaamerad on, aga mul on tõesti ülekaal on, aga mul on ülekaalu juba tundnud vähem, kui mul oli näiteks aastaga tagasi. Et tõepoolest, et ka mina olen see 50% statistika seas, kellel on kaalu probleem juba viimase 39 aastat, et mul tekkis ülekaal, kui ma olin 6-aastane ja see on olnud minu elu põhimõtteliselt missioon tegelda sellega ja paar aastat tagasi, kui mul olid suur ehmatus oma tervisega, kus ma käisin korraks teisel pool peaaegu ära, sain ka aru sellest, et kui ma üritan ikkagi 40 korda teha ühte sama asja, et see nimetatakse, seda on hullumeelsuse definitsioon on see, kui sa üritad teha üht sama asja, oodata erinevaid tulemusi, siis ma sain aru, ma pean mingi muu tee endale leidma ja ma olen nüüd viimase aastaga olen nüüd üle 60 kilo endaga kaalus kaotanud, et oma 30 kilo mul veel sellega tegelda, aga jah, tõepoolest. Kas seda liiga palju ei ole, Tuuli? 60 kilo aastaga? Või lühem perioodiga? Ei, aastaga, jah. Aastaga. No arvestades, et see meetod on teine kui see, et ma võtaksin hakkan ennast näljutama ja võtan siis selle aja jooksul 60 kilo alla. Et siin on ju hoopis teine tagamaa. Ja, absoluutselt jah, et kuna mina võistsin enda puhul, minul on väga suured, mul ei ole lihtsalt see, et ma ei viitsi ja ma ei tee, vaid
vaid mul oli vaja natukene teistsugust lähenemist, mina lõpuks andsin nii-öelda järgi ja ma tegin endale selle bariaatrilise kirurgia läbi siin enda jaoks, et mul juhiti toit nagu maost justkui mööda, et ma lõpuks, ma olen terve elu pidanud seda justkui allaandmiseks inimesed, kes seda teevad, aga ühel hetkel ma sain aru seda, kas mul on nii oluline see, mida teised inimesed minust mõtlevad või see, et mul oleks lastel isaga 10 aasta pärast. Väga lahe, et täna sa oled tegelikult käinud väga paljudes saadetes, podcastides rääkimas sellest teemast ja valgustamas inimesi, julgustamas inimesi. Ma ei saa öelda, et julgustamas, ma käin enda lugu jagamas ja kui inimesel on sama seis nagu minul, kes lükkab seda operatsiooni teemad lihtsalt sellepärast, et ma näen seda justkui läbikukkumist enda jaoks, siis ma nüüd enam seda niimoodi ei näe, sellepärast see ei ole lihtne viis, vaid see on minu viimane võimalus. Et kui inimene, kes minu teekondi jälgib ja mina soovitan ikkagi see, et tee kõik see läbi enne, et sa katsetad kõik ära, mis võimas laual on, see ei oleks minu esimene samm, aga kui sul oled juba sellises kohas, kus mina olin, siis kui sul valida kas elada või mitte elada, siis ma ikka soovitan elada. Aga tekib ikkagi see küsimus, et me justkui ühiskonnas peame väga oluliseks seda, et meil on terviseteadlikkus, meil on tervisesport, meil on kõik see, mida me räägime, aga ometi meil kasvab rasvumise protsent. Et kuidas me selle nii-öelda saaksime nagu tõeseks, et see protsent ei kasvaks? Siin on tegelikult väga, ütleme siis erinevaid kohti, et kui oleks meil nagu üks asi, et kui me nüüd seda hakkaksime tegema, et siis meil see protsent peatub ja siis see rasvumise või ülekaalu protsent hakkab vähenema. Et siis oleks väga lihtne, siis me teeksime seda. Aga kuna see põhjus või need põhjused, mis see ülekaalu taga on niivõrd komplekssed ja väga isiklikud, siis see, kuidas erinevaid võimalusi nendele inimestele nagu võimalikuks teha või mis igaüks leiaks enda jaoks selle õige. Et kui me räägime sellisest inaktiivsusest, me räägime laste kehakaalu probleemist, et nagu sinagi, Henri, ütlesid, et 6. eluaastast on see olnud probleem ja see on teada, et see võib kanduda väga suure tõenäosusega nii-öelda täiskasvanu ikka üle, et kui ma olen juba väiksena nii-öelda ülekaalus ja sellega ei tegeleta. Aga et kui me räägime sellest inaktiivsusest, meil on see nutiajastu, mis meil praegu on, et kõik on nutis, seda liikumist on vähem. See, milline on meie toidukeskkond meie ümber, on väga palju muutunud aastakümnete jooksul või väga, ma ütleksin, viimase 10 aasta jooksul võib olla. Et see toit on igal pool meie ümber ja need võimalused või need sellised mugavad tegevused, mida teha selle asemel, et liikuda, on palju lihtsamini tehtavad, ehk et iga muudatus, mis ma teen, kas see, et ma läheksin liikuma, see, et ma teeksin poes teistsuguseid valikuid või oma söömisharjumustes mingisuguseid teistsuguseid valikuid, nõuab mingit pingutust. Kui ma olen harjunud midagi kuidagi moodi tegema, siis see on kõige lihtsam ja energiasäästlikum viis ja ma teen seda. Et kahtlemata see terviseteadlikkus on oluline ja see on suurenenud, aga kui siin on nagu jällegi mitu komponenti, et see keskkond, see teadlikkus, ka see info, kui me oleme selles, kui me räägime, et meil on hästi palju infot, ja tihtipeale on see, et see info läheb omavahel veel ka vastuollu. Et ühed räägivad, et söö seda, ära mingil juhul söö seda. Ja siis on vastupidi, ehk et olles see tavainimene, kes tahaks teha mingisuguse muudatuse oma elus, siis ma ei tea enam nagu, et mul on nii palju infot, kust ma nüüd alustan, millega ma nüüd tegelema pean ja mis see õige info on, kust ma seda õiget infot ammutama hakkan. Et siin on tegelikult neid põhjuseid nagu hästi palju, et me võiks vaadata otsa sellele toidukeskkonnale, mis meie ümber on, sellele, kuidas see info meile jõuab, ehk see reklaam, see kuvand, mida kogu aeg luuakse, et kas pokaal, kuskil on puhkusereisid, siis on pokaal käes või on mingisugused mõnusad vaagnad. Kui ma lähen kinno, siis ma pean läbima kõigepealt toidukoridori selleks, et sinna kinno jõuda. Ja siis on veel hästi mugav, et ma istun seal kinos ja ma ei pea isegi sealt eest võtma, ma vajutan nuppu või skännin sealt mingit QR-koodi, ma ei tea, kuidas see käib iganes. Et siis see toit tuleb ise minuni. Ehk et me oleme nagu
sellise automaatika peal natukene, meil on küll hästi palju infot ja meil on seda kuidas midagi võiks teha, aga see on teatud mõttes nagu kas liiga üldine või liiga killustatud ja seetõttu siis see inimene selle keskel, ta lõpuks teeb ikkagi need valikud, mis tal nagu käepärasemad ja kõige lihtsamad on. Et siin tuleks tegeleda nende teemadega nagu kõigiga korraga. Seda inimest toetada. Et on mul endal poisi koolis on olnud mitu aastat juba terav diskussioon, et näiteks nende snäkiautomaatide, kus on nii šokolaadid kui erinevad joogid ja asjad, et kas see peab olema või ei pea olema, teisalt kui me nüüd sealt ütleme, et seda ei paneks seda snäkiautomaati sinna, siis nad liiguksid üle tee poodi. Et tegelikult nüüd ongi see küsimus, et kas see peaks seal olema või et las nad siis lähevad, jooksevad üle tee poodi? See ei peaks seal kindlasti olema. Selles mõttes, et jah, siis on see valik, et ta läheb, jookseb üle tee poodi, aga kui meil on nii-öelda võimalik leida alternatiive, et siis kui me paneme sinna selle aparaadi, selle automaadi, et kas seal oleks võimalik teha siis nagu paremaid valikuid, et mul on võimalik sealt osta puuvilja või mingisuguseid pähklit või vett, mitte ei pea olema seal mingisugune magustatud jook, et kas ma saan teha neid valikuid või siis tihtipeale ka suuremates koolides on ju puhvetid. Ehk et mida seal pakutakse, et kui laps ei söö seda koolilõunat, on kalasupp, mis talle ei maitse, siis ta läheb sinna puhvetisse ja ta ostab sealt oma saiakese või mingisuguse muu sellise magusa asja, mis annab talle küll energia. Ja see ongi see, et ma saaks teha, et meil on vaikimisi need valikud just kui sellised nagu ebatervislikud või kuidagi hästi normaliseeritud on see, et need normvalikud, et kui ma lähen poodi, siis kõik see, mis mul on nagu kiiresti tarbitav, et see on nagu see põhiasi, et kõik peab olema kiiresti kohe ja nüüd ja kättesaadav, et need on nagu mulle hästi käepärased ja selleks, et ma tahaksin teha mingisuguse parema valiku, siis ma pean kas siis minema ja otsima kuskilt, panema silmad kinni ja minema sealt mingitest kohtadest läbi, et ka poekeskkonnas, et kui me mõtleme, mis valikud on laste silmade kõrgusel, kuidas on poes need paigutused, kõik see mõjutab meid. Ilmselt keelamine ei aita, võtame lihtsa näite, suitsupakil on peal igasugused hullud pildid, mida see suitsetamise sinuga teeb. Ilmselt ei vaata neid, lihtsalt pimes ilmselt paned see paki tasku ja läheb see 20 sigaretti sealt sees sipstina. See keelamine on ikka, kui sul on lapsi, siis sa tead seda, et sa võid talle terve ruumi panna täis kõige paremaid asju. Aga sa ütled talle, aga üks asi, mida sa teha ei tohi, sa ei tohi võtta ainult ühte asja seal. Isegi kui see ei ole kõige ahvatlamasi, võid kõike muud teha, aga seda sa võtta ei tohi. Sa võid olla terve veennud, on terve aja seal ja mõtleb, kuidas ma selle saaks. Sellepärast ma usun ka seda, et keelud, kui sellised ei saa toimida, kui sinna ei kaasne haridust. Ja kui sa ei õpeta talle reaalselt, mida miski teeb, miski vajalik on. Sest ma näen ka enda puhul, näiteks mul on 3 last ja mul on 3 lastest ühel on samamoodi kaaluprobleem. Kõik nad söövad ühte sama toitu põhimõtteliselt ja see üks, kellel on see kaaluprobleem, on kusjuures ka kõige aktiivsem. Ta käib 7 tundi nädalas trennis, kõige rohkem. Aga nagu Tuuli ütles, et see on hästi individuaalne, see probleem on hästi kompleksne. Sellepärast, et ma märkan ka seda, et kui need, kelle kaaluprobleemi ei ole, nad lõpetavad võib-olla söömise siis, kui nad juba tunnevad, et nad ei naudi seda näiteks. Ja see, kelle kaaluprobleem on, temal need signaalid niimoodi ei tööta. Tema lõpetab söömise, on mõtletes kuskil mujal võib-olla, ma küll üritan ka kõik need nutiseadmed söögi all, see on loomulikult nende esimene soov on kohe, et oleks mõte kuskil mujal nutisaade käe, samal ajal süüa, et siis ei märka ka söömist. Aga ka siis, kui nutisaat ei ole, tema mõte on kuskil mujal ja võib-olla ei märka neid signaale niimoodi, nagu need teised ei märka, kelle kaaluprobleemi ei ole, et kui ma lihtsalt keelaksin tal seda, siis ma looksin jälle mingi vale signaali, mis ma üles viskaksin selle lapse puhul, et kõik peaks kaasnema koos selle õpetusega ja selgitusega, mida me miskit sööme või mida me midagi teeme, et see on ka asi, mida ma praegu ise enda jaoks õpin ja mida ma üritan ka, sest see kaaluteekond ei ole mitte mulle, vaid terve mu perele, et kui nad näevad mind eeskujuna, et mina teen paremaid valikuid ja mina liigun, mul on juba praegu 7000 sammu ära kõndinud juba, kell on hommikul 10, et parem oli see mul mingi poole nädala sammud.
et kui nad näevad mind aktiivsena ja tegemas parimaid valikuid, siis ma usun, et ma suudan ka neid inspireerida, et see pere teema või see hariduse, õpetuse süsteemi loomise riiklikul tasemel, see on nagu ülioluline, et kui me võtame Jaapani, siis Jaapan ilmselt võib-olla mitte kõige kõhnem rahvas, aga ilmselt üks, ütleme, arenenud ühiskonnas üks paremini toituv. Paremini, seal on muidugi muud kiusatused ja muud probleemid, me räägime tööst ja nii edasi, aga nendel tuleb see, et juba riiklikul tasemel kokku lepitud, mida lapsed koolis söövad. Ehk siis võib-olla me peaksime vaatama korraks sügavuti nendesse teemadesse, mitte lihtsalt lootma, et äkki inimesed ise. Aga sa peadki, kui me võtame näiteks koolis toitlustuse. Ma olen käinud ise nii nendel proovipäevadel, lahtiste uste päevadel nii öelda, mida siis toitlustajad pakuvad vanematele, et saaks siis vaadata, mida siis lapsed söövad. Ja mina isiklikult ütlen, et kui me arvestame seda finantsseisu seal, või ütleme see raha, mis me maksame, siis selle eest on seal väga mitmekesine. Küsimus on ju selles, et kas sa tahad võtta peedisalatit, kas sa tahad porgandisalatit. Meil ei ole neid harjumusi, et võtabki sealt võib-olla mingi, ma ei tea, kanasnitsli ja kartuli ja siis kaste, et näiteks just selle kooli sööklajuhataja ütleski, et need porgandisalati sööjaid ja neid asju, neid on ikkagi vähe. Ja siis kõrval on muidugi see puhvet, mis siis pakub selle nagu lisa-alternatiivi sellele, et kui sa nüüd oled selle väikse kanasnitsli ära söönud, siis nii-öelda magustoit on seal juba seal puhvetis. Et küsimus ongi see, et kas me suudame selle porgandini ja ütleme siis sellise salati ka sinna juurde sellele toidulauda või toidu korda tuua. Ja siin on tegelikult nagu neid mõtteid, et üks asi on kahtlemata on see, mida kodus pakutakse, millega laps on harjunud sööma. Et ma tean näiteid oma praktikast, kus laps oligi nõus sööma neid asju, mis tulid pakist. See võeti pakist, aga kui tehti sama asja, hoidja näiteks tegi päriselt selle toidu ja seda ei söödud, sest see ei tulnud pakist. Et me räägime ka nagu sellistest asjadest. Et üks asi on kahtlemata see, kuidas ma loon kodus seda toidukeskkonda, kuidas ma pakun. Kas ma ütlen seda, et enne ei tõuse, kui see brokoli on söödud või rooskapsas või midagi muud, või ma võimaldan seda pakkumist kuidagi nagu teisel viisil, last toetaval viisil, et ma loon talle selle keskkonna, kus tal on võimalik nende asjadega, nende toitudega siis nagu kokku puutuda, nende maitsetega harjuda. Koolikeskkonnas ma arvan ka, et meil on tegelikult kooli toitlustusega on ikkagi üldiselt üsna hästi, et meil on ka ju need soovitused, mida ja kuidas koolis pakkuda riiklikul tasemel olemas, et Eesti on selles mõttes, ma arvan, nagu hästi, et kahtlemata on siin nagu erinevaid näiteid, see sõltub hästi palju nagu kooli individuaalsusest, aga ma arvan siiski, et see, et lastel on võimalus süüa tasuta koolilõunat, mis mõnele lapsele võibki olla nagu ainuke soe toidukord, et see on äärmiselt oluline. Nüüd on see, et ma saan seda köögivilja salati pakkumist koolis ju kujundada ka teistmoodi, et mõned lapsed kipuvad eelistama asju nagu eraldi sööduna. Et nad ei taha, et need asjad oleks omavahel kokku segatud või salatina, et kui seal on mingi komponent, mis talle ei sobi, et näiteks ananas on seal porgandi salati sees. Aga et kui mul on lapsel võimalik võtta endale, kombineerida neid asju ise sinna taldrikusse, siis ta saab teha endale sobivamad valikuid, et ei ole see segusalat seal või mul ongi kahtlemata, meil on see toetus, mis selle nii-öelda see toiduraha on üsna väike, et ei saa teha nagu päris puhvetit sinna koolisööklasse, aga on ju koole, kes on selle väga hästi ära majandanud ja lastel on võimalik ise endale neid asju tõsta. Ja kodus samamoodi, et ma saan pakkuda neid asju erinevalt ja luua seda toidukeskkonda, et tal tekiks, et see oleks nagu vaikimisi valik, et ma ikkagi neid asju mis sa kappi ostad ja mis sa laua peale paned, et kas sa ostad krõpsu või ostad porgandit stiilis. Ja see ongi, näiteks mina tegin niimoodi, et kunagi kui lapsed olid veel väiksed, siis ma ostsin ka niimoodi, et oli mahlad ja väliin ja kõik see nagu pakkide viisi. Ja ühel hetkel ma alustasin ise ka nii-öelda tervisliku toitumisega ja siis ma võtsin nagu nii-öelda täiesti nulli selle koju, me ei ostnudki midagi nagu sellist, ütleme ainult vesi,
ja siis kõik see nüüd ütleme siis mitte, et ei oleks võimalik võtta niukest ütleme kiiresti näksida vaata kapist. Kiusatust. Ja siis sellest tegelikult kui sul ei ole seal võtta, siis sa hakkadki lõpuks võtadki selle jood vett ja sööd seda, mis on ju. Et kui me toome koju juba ka väga mittetervisliku toidu, siis sellega me ju ka suurendame seda, et mitte ütleme siis nagu seda rämpstoidu söömist. Ja kui me, ja tegelikult kui me mõtleme nagu nende kiusatuste peale, et üks asi on, kuidas me loome lastele seda keskkonda, et mis on see nii-öelda vaikimise valikud, et kuidas me tähistame mingisuguseid sündmusi, kui meil on midagi hästi või kui lapsel on midagi halvasti, et jälle üks näide, et kus inimene ütleb, et tema lapsepõlv oligi see, kus kõike tähistati toiduga. Kõik asjad, et kui oli midagi, kui oli kurbus, kui oli midagi halvasti, kui oli hästi, mingi edu, mingi sündmus, siis alati oli nagu toit oli see, mis siis oli kas preemia või lohutus ja see psühholoogiliselt see muutub nagu osaks, ehk et kui me räägime sellisest emotsionaalsest söömisest, et miks ma üldse söön, ma tunnen ennast halvasti, ma tahaks tunda ennast hästi, see 200 grammi šokolaadi, mis ta siis on, ma tunnen ennast hetkeks hästi, pärast on võib-olla süümekad ja on süda paha, et see on nagu selline psühholoogiline pool sinna juurde, et mis me loome nagu selleks ja kiusatused ka töö juures, et et kuidas me tähistame mingeid sündmusi, kuidas me koosoleku teeme või mida me töö juurde kaasa toome, mis on kogu aeg nagu kättesaadav. Et tegelikult seal annab ka ju väga palju kas siis nii-öelda omavahel kokku leppida või tööandja poolt soodustada mingisuguseid asju, et oleks nagu paremaid valikuid ka seal keskkonnas. Kevad on tulemas, et praegu on hästi populaarne märts, aprill, mai tehakse igasuguseid liikumise, tervise ja nii edasi päevi. Aga ma korraks küsiks Henrilt, et sul on nüüd võrdlus natuke, nad ei ole päris sarnased kiusatused, et ühest sa saad loobuda. Aga toitumisest sa ei saa loobuda, et sööma sa pead. Keeruline, jah. Ehk siis, missuguseid paralleele sa oled enda jaoks nagu nende kahe kiusatuse või siis isegi sõltuvuse puhul nagu tõmmanud? No enda puhul ma lihtsalt märkan seda, et mul on väga raske mingi teatud toite kontrollida, et mul on nagu teema suhkruga. Et ma ei saa süüa natukene suhkurt, et kui ma hakkan suhkrut teadlikult piirama, siis samamoodi jällegi, mida rohkem mida vähem ma üritan süüa, seda rohkem ma selle peal mõtlen. Ja mida rohkem selle peal mõtlen, seda rohkem ma kasutan tahtjõudu, et seda mitte teha ja seda suurem tagasi langus see sageli minu jaoks on. Seega minu jaoks on näiteks mingid toidud lihtsalt see, et mul on palju lihtsam neid mitte süüa, et mitte luua seda stressisarnast fooni üles, et ma kogu aeg mõtlen selle peale, tahaks seda, sellepärast kui ma suhkurt ei söö, siis ma isegi ei mõtle selle peale ja ma ei pööra selle tähelepanu, see ei juhi mitte kuidagi minu mõtteid. Ja suitsetamine samamoodi, et iga inimene, kes on tahel suitsetaja või tõmbab paki päevas, mis iganes veel, kui sa üritad 20 pealt, ma ei tea, 5 peale vähendada, see veedab päev otsa kella vaadates, sa ootad see järgmist sigaretti ja iga järgmine sigaret ei ole suvaline suits, mis sa muidu teeksid, mille peale sa isegi mille peale isegi tähelepanu ei pööra, vaid iga järgmine sigaret on kõige väärtuslikum asi, mis sul üldse olla võib. Ja kui sa lõpuks selle ette paned, siis see mitmetunnine ebamugavus, mida sa suitsetana koged, kui sa suitsu teha ei saa, siis saab lahenduse ning see naudingu illusioon on palju suurem ja neil inimestel, kes ka üritab vähem suitsu teha, kui nad tegelikult nende keha nõuab, on ka maha, et meil tunduvalt keerulisem, sellepärast siis nad toovad suurt ohvrid. Nad jäävad milleski väga erilisest ilma, sest see võttis selle halva tunde hetkeks ära ja tekitas temas justkui hea tunde. Ja nii on mul ka suhkur täpselt sama teema ja mul on palju lihtsalt teatud toiduaine mitte süüa, kuna ma tunnen seda, et mul on nendega mingi sõltuvuslik suhe. Et sellepärast ma olengi enda kõik need magusad asjad väga välja lülitanud ja ma tõepoolest aegad avastan, et ma olen jälle midagi võtnud ja ma tunnen jällegi, kuidas mu kontroll hakkab käest ära minema, aga kuna nüüd peale seda lõikust ma ei saa süüa palju, siis mul on ka nendele ebaõnnestumistele või siis valele teele triivimistele palju lihtsam järele jõuda, et ei ole 20 kilo pärast, vaid mõne päevaga ma saan selle enda jaoks jälle uuesti mõtted tagasi paika panna ja normaalselt edasi minna. Ma olen ise vist nüüd 3 korda elus suitsetamist loobunud. Viimasest on võib-olla 10 aastat möödas juba. Ma tean väga hästi, mis sa räägid, et ei ole võimalik minna nagu niimoodi, et teen vähem. Tuleb teha või mitte teha.
on võimalik seni, kuni sa kasutad tahtejõudu ja mingi uut rutiini, aga nii kui sa lähed närvi, nii kui sa lähed peole, nii kui sa satud jälle mingi vanasse olukorda, sa tõmbad kõik need tagantjärgi ära, mis sul vahepealt tõmbamata jäid, et. Ja mis on nagu veel on hästi lihtne libastuda. See on ilmselt iga kiusatusega, et vahet ei ole, kas me räägime suitsetamisest, alkoholist, narkootikumist või toidust, nad kõik on tegelikult ju sõltuvusained. Ehk siis enda kogemuse pealt põhimõtteliselt täpselt nagu sa ütlesid, peol teed selle ühe sigarello, teed selle pool suitsu kuskil seal trepi peal, ja järgmine päev vaatad, et sul on suitsupakk taskus ja ei, mis seal ikka, et tõmbad pühapäeva suitsetaja, et tegelikult 2 kuu pärast tegid täpselt sama palju, nagu tegid aasta või 5 tagasi. No kunagi lapsena sa alustasid täpselt samamoodi, sa ei alustanud pakiga päevas. Sa alustasid kuskil peol või vahetunni ajal, keegi jättis sulle paar mahvi, sa ei plaanid jääda igapäeva suitsetajaks. Sest see nikotiin on lääne ühiskonna kõige kiiremini sõltuvust tekitav aine ja sulle piisab vähesest selleks, et sul hakkaks see tolerantsus kasvama, et sulle varsti enam vähesest ei piisa. Ja siis saad rohkem ja ühel hetkel enne, kui sa arugi saad, sul ongi pakk taskus ja sa hakkad juba arvestama seda, et kui ma sinna lähen, kas ma saan seal teha, kui ma sinna lähen, kas ma saan seal teha, et hakkad oma elu ehitama juba ümber suitsetamise ja see lihtsalt kulgeb nii vaikselt ja märkamatult, et see ei ole asi, mida sa ise ehitaksid, vaid see kasvab ise ümber selle suitsetamise. Ma räägin suitsetamisest, aga tegelikult ma räägin nikotiinsõltuvusest, kuna tänapäeval on väga erinev viise, kuidas inimesed nikotiin tarvitavad. Aga see ongi hästi huvitav, et ühel hetkel, kui enne seda elektroonilist suitsetamist või elektroonilist suitsu, meil hakkas nagu see suitsetamine, nii-öelda see tavasuitsetamine nii-öelda vähenema, see protsent. Ja sinna nüüd siis, et mitte see protsenti jääks väikseks, oli vaja sinna tuua elektrooniline suitsetamine. Ja nüüd alles võib-olla kuu tagasi oli päris mitu koolijuhti pöördusid riigi poole, see oli mingi uudistelõik, et riigil palutakse nii-öelda piirata seda suitsetamise kättesaadavust. Et tähendab, et kas me ei longi natuke nagu nendel asjadel kogu aeg sabas, et ühel hetkel lükat nii nagu elektritõuksid on, kõigepealt me laseme kõvasti sõita ja siis ütleme, et kuule, oi, see on ohtlik, et kas me täiskasvanud inimestena nagu ei näe ette neid probleeme? No elektroonilised sigaretid ongi täpselt samal selle põhjuse tehtud, et ühel hetkel lihtsalt see müra, kui kahjulikud ja halvad need on, läks niivõrd suureks, et tuli leida alternatiiv, et kunagi tuldi ka filtritega täpselt samamoodi sigareti puhul välja, et filtrid pandi otsa mitte sellepärast, et need mürkesed välja võtaksid, vaid sellepärast inimesed arvaksid, et võtad mürke välja. Ja need kirjad tulid sinna peale ka samamoodi, et need ei pannud sinna sellepärast, et kuskil mujal kirja panna ei olnud, vaid hakati aru saama, mida see teeb ja selleks, et tarbija ei saaks vastutus kellegi teise selga lükata, ei saa öelda, et niimoodi näed, te rikkusite mu tervise ära, et nüüd makske mulle kahjuraha, see on kõik kirjas seal. See on tegelikult tootja lobi, et see on täpselt sama lobi tehakse toidutööstuses, et võtame need nullid või dieetkoolad või tegelikult seal on omad mürgid sees, et see, et sa suhkru välja viinud, ei tähenda nüüd seda, et või võtame null alkohol, et null alkohol reklaami võid teha, sellepärast, et see on justkui nagu alkoholivaba toode, aga tegelikult sellega sa tekitad nii nagu null šampusega, sa tekitad seda harjumust, see harjumust tarbida juba lapsest saati. Laste šampus, jah. Jah, laste šampus on, et sünnipäeval, et laste šampus, õhupallid väga ilus, saab 18, pannakse tavašampus sinna asemele, täiesti normaalne. Pane Prosecco või mingi, ma ei tea, null šampuse, 2 erinevasse klaasi, nad on põhimõtteliselt täpselt sama maitsega, et laps vaevalt, et vahet teeb, vahet tema ainult mingi tunni aja pärast, kui tal pea ringi käib. Nii et selles mõttes me saame aru, et aktsiisi vaja on, et praegu räägitakse suhkrumaksudest järjest jõulisemalt ja jõulisemalt, ilmselgelt need asjad on tulemas, automaksu tuli, et miks ei peaks suhkrumaks tulema. Et ühesõnaga, kuidas nüüd, meil on siin Tervise Arengu Instituudist, ehk siis tegelikult Eesti riigisüsteemist inimene, spetsialist terapeut, kes tegelikult teab ja räägib kaasa, et kuidas me nüüd meie töökullide saatega suudame mingid sõnumeid riigisadel saata, et kuulge, et lõpetame selle jama ära, et tegelikult me ühe käega võtame, teise käega anname. Hea küsimus, ma nüüd mõtlengi kohe, et kuidas sellele just nagu ütleme toitumise poole pealt vastata, et kahtlemata on see, ütleme, et
kui sa küsisid, et mis on see põhjus või noh, et me longime justkui nendel asjadel, me tegeleme kogu aeg nagu tulekahju kustutamisega. Et reageerime siis tagantjärgi, et siis hakkame mingisuguseid asju kas ära keelama või piirama, mis on siis nii-öelda vastumeelne inimestele ja tekitab sellist trotsi ja vastupanu. Aga teisest küljest ongi see ju, et me oleme nagu riigi tasand ja siis meil on tõepoolest see tööstuse tasand, et meil on see tubakatööstus ja meil on toiduainetööstus, alkoholitööstus, ma ei saa neid kõiki nagu selles mõttes ühele pulgale loomulikult panna, et ma ei musta siin nagu see toiduainetööstust. Aga siin selliseid, meil on ju selliseid vabatahtlikke algatusi või millega saab näiteks toiduainetööstus liituda, et või teha, et kuidas muuta oma tooteid nagu paremaks, et nii-öelda seda toitaine profiili paremaks saada. Et kõike seda on, aga noh, kui ma teaks, mis see vastus on, kuidas need hoovad võiksid siis olla või mis see poliitikakujundajatele, kahtlemata suhkrumaks on see, mis on tõestanud seda, et see toimib. Need riigid, kus on see suhkrumaks nii-öelda kehtestatud, et sellel on oma mõju, positiivne mõju sellele kehakaalu vähendamisele ka. Et jah, see võiks olla jälle, loomulikult see on üks uus maks, mida siis nagu maksta. Et kõik see tuleb nagu hästi läbi mõelda ja mina ei ole kindlasti siin see inimene, kes ütleks, et kuidas seda teha. Mesinikud hakkavad karjuma, kui suhkrule maksu peale paneme, sellepärast, et noh, olgem ausad, mesilased söövad täna enne suhkrut selleks, et noh, parem oleks. Aga kui ma võtan lihtsalt ühe näite tööelust, iga tööandja peab koostama ohutusjuhendi töötajatele tutvustamiseks. See ohutusjuhend ise tegelikult on väärtusega 0, kui see on lihtsalt paber. Ehk siis need reeglid, mis seal sees on, peavad olema nagu kokku lepitud, et noh, me ei saa nagu toimetada igaüks erinevalt. Ehk siis, kui me oleme näiteks üks organisatsioon, siis me lepime mingid reeglid kokku ja nüüd, kuidas see päriselt jõuab inimesteni, on ikkagi läbi kaasamise, läbi arutelude, läbi diskussiooni ja läbi ka ütlemise, et mis ei ole okei. Ehk siis piiride tõmbamise. Kiusatustega on sama asi, et kuskile tuleb ju mingi piir tõmmata, et noh, me ei saa kõiki asju ära keelustada, see on nagu noh, võimatu on ju. Et aga kuhu me neid piire võiks tõmmata? Sa mõtled nüüd toitu? Vahet ei ole, et mis vallas, ma mõtlen nagu seda, et kui nüüd ikkagi inimestel, noh, et võtame toidu. Et ma ei tea, ütleme siis mingi protsent, et mis on siis toidus okei ja mis ei ole, et võib-olla mingi retseptid lähevad nihu, aga ma ei tea, võtame suhkru näite, et Henri ütles, et tal on väga raske kontrollida seda, no ütleme, et üle 10 ja siis on nagu mingisugune eri teema, et saad alt letist, et nii nagu sigarette sa saad kuskilt peidvast. No ma mõtlen selles mõttes, et võib-olla see nagu küsimuse püstitus, et kuhu me tõmbame nagu piiri ja mis me saame siis nii-öelda selleks piiriks ette. Et kas see on selles mõttes nagu kõige õigem, et ühest küljest meil on ju, kui me räägime lasteasutuse toitlustusest või me räägime ka haiglate toitlustusest, et meil on juhised, määrused, mille järgi nagu seda kokku panna, mis võiks siis olla tervist toetav. Ehk et see on nii-öelda justkui see piir, mis me oleme siis öelnud, et selle järgi võiks minna. Aga siin on jällegi nagu see, kui me tuleme selle kiusatuse juurde, et ega ma ei ole ju ainult, laps ei ole ainult koolis ja mina ei ole ainult ütleme tööl, et töö juures mind ei reguleeri miski, et me ei saa panna nagu üheselt tõmmata mingit piiri, ütleme selle toidu mõttes, küll aga sa tõid välja need arutelud ja need kompromissid või sellise kaasamise, ehk et kui me räägime sellisest tasakaalustatumast toitumisest, et see ei tunduks midagi nagu ülikeerulist, et siin ongi see, et kuidas toiduainetööstus tuleb kaasa, kuidas see teavitustöö käib, kuidas see info oleks võimalikult nagu lihtne inimesele kättesaadav, kuidas saavad koolid, lasteaiad, töökeskkond toetada siis neid inimesi selles keskkonnas ka. Et ma ikkagi nagu hästi palju näen seda keskkonna poolt ka sinna juurde, et ma saan nagu luua seda uut normi, milles me siis oleme. Et või võtame näiteks reklaamid, nagu ma ka nimetasin enne, et mis nagu kogu aeg loob mulle selle kuvandi, et ma peaksin midagi tarbima. Et noh, ma ei tea, siin oli see, kes see pani, mingi küpsis pani liikuma. Mingi, mul ei tule praegu kohe. Ei tea, jah. Aga Henrik, sa oled käinud töökeskkondades
ehk siis ma mõtlen, sa oled tööandjaid aidanud või siis tööandjad töötajaid õigemini aidanud loobuma või siis mõtlema vähemalt selle pealt äkki loobuks suitsetamisest. Ma teen nii teadvustustööd ja kui ka siis ma reaalselt tulen ja aitan inimestel lahti saada ja. Ehk siis, aga mismoodi see asi käib, et kui sa nüüd lähed ettevõttesse kohale? Et tavaliselt algab see sellega, et mõned ettevõtted soovivad, et tule tee mu ettevõtte suitsuvabaks keskkonnaks ja oli üks kohe konkreetne näide siin Lõuna-Eestis, kus ettevõtte kõik suitsetajad veeti kohale, öeldi, kes ei tule, kes kohale ei tule, pange A4 lauale, ehk siis kutsuti mind kohale, et ma viiksin siis teeksin enda tööd, viiksin need seminarid neile läbi ja see oli kõige hullem kogemus minu elus üldse. See oli pinge õhus, ma olin vastasleeris, ma olin inimene, kes tuli neil midagi ära võtma. Ma tulin sundima neid rohkem nii-öelda töötama, et kaotada ära suitsupausid, kaotada ära võimaluse teiste inimestega suhelda. Ehk siis kõik see eeltöö puudus ja toodi ainult justkui niimoodi nende silmis lahendus, aga minu kogemus näitab seda, et ma ei saa kedagi sundida maha, oli küll inimesi, kes tulid sinna vastumeelsed ja jätsid maha, sellepärast, et see info, mis ma räägin, on hästi loogiline ja kui nad mõistavad lõksu, oskavad nad lõksust ka välja minna ja nüüd siiamaani nad kirjutavad mulle, kus nad ühe aasta ostmata jäänud suitsude rahast, nad on endale uue ahju ehitanud või käivad kuskil iga aasta reisidel ja saadakse mu reisipilte selle samas konkreetses juhtumist, aga loogiline oleks see, et teha eeltöö, et kui ettevõtte eesmärk on muutuda nikotiinivabaks või suitsuvabaks, siis püstitada see eesmärk ja hakata inimesi sinna poole juhtima, et jällegi üks hiljutine kogemus oli mul see, kus ettevõtte juht soovis inimestele pakkuda lahendust, olles ise ahelsuitsetaja ja rääkida, et nad kõik peaksid maha nüüd jätma. Loomulikult selle pole jälle mitte mingisugust kasu ja kui ettevõtte juht ise näitab eeskuju, mida ta tahab, et teised ei teeks, sellel ei ole erilist kaalu. Aga loogiline oleks see, et see tavaliselt on see mingi mitmekuuline protsess, kus hakata rääkima kõik see suitsetamise teemapüstitusi tegema, rääkima sellest, kuhu poole me liigume ja lõpus siis anda lahendus, et kui inimene on juba mõtetega seal, et ta mõistab probleemi, ta mõistab, et ta peaks sellest lahti saama ja mõistab seda, et tegelikult mitte ta jää millestki ilma, vaid tegelikult me pakume talle lahendust, uut võimalust, et elada täisväärtusliku eluga, olla nikotiini sõltuvusest vaba, siis olen mina see, kes tuleb kohale. Aga sellele eelnev tihtipeale ma viin läbi nii selliseid eelseminare, ehk siis ma tutvustan meetodit, ma räägin, kuidas see erineb teistest lähenemistest, et kuidas ennast meelestada ja selle eelseminari, kus juures see õnnestusprotsent on väga hea, umbes 7% inimesi, kes tuleb seda kuulama, kirjutab oma nime alla, et nad tahavad sellest seminarist osa võtta. Et see on tavaliselt isegi suurem, aga see tõmbab natuke väiksemaks see, et oleneb sellest, kas ettevõtte soovib ise minu teenustest maksta või ta lihtsalt teeb infotundi, et inimesed, kes tahavad tulla, maksavad ise, Mis sul täna loobumise protsent on, kui sa julged välja öelda selle? Ütleme niimoodi, see on, kuna ma ei tee pikaajalist tagaside uuringut, siis iseenda puhul, siis meil on 3-kuuline raha tagasi uuring ja see on meil väga hea, see on meil seal üle ligi 9% on need, kes ei küsi raha tagasi, aga loomulikult see ei ole täistõde, aga meil on tehtud ka tõenduspõhised uuringud, mis ütlevad seda, et see on nüüd see viimased uuringud ütlesid seda Inglismaal, mis läbi viidi, on see, et see on vähemalt sama efektiivne kui kõik teised riigi poolt pakutavad lähenemised ja Iirimaal läbi viidud uuring ütles seda, et see on 2 korda efektiivsem kui teised riigi poolt pakutavad lähenemised, ehk siis kõik need plaastrid ja nätsud ja kõik teised lähenemised, mida siis riiklikult pakutakse. Ja Iirimaal ja Inglismaal me olemegi ka nende riiklikult sponsoreeritud tasuta pakutava teenusena kirjas, et loodetavasti kunagi ka Eestis. Huvitav, kas midagi sarnast tehakse, aga ilmselt ikka tehakse, toitumisalased ka, toitumisnõustajaid on ju terve riik täis on ja sotsiaalmeedia kihab nendest. Jaa, no see on nüüd see koht, kus tahaks köhatada ka, et meil on see toitumisnõustamise teenus ja siin tasuks nagu siis eelistada neid, kes on nagu kutsega nõustajad, et põhimõtteliselt kõik võivad hakata suunamudjateks. Vitamiine ja kõike muud ka. Et mis on nagu selle taga ja mis see lähenemine on, et kas see on see, et ma lähen kellegi juurde
juurde, kes ütleb mulle, kuidas ma peaksin elama, tegema, sööma, liikuma. Või on see just nimelt nagu sellest inimesest lähtuv ja seda inimest toetav ja jõustav lähenemine. Et siin kindlasti tasub teha nagu seda sellist nagu kriitilist taustauuringut ka, et millise nõustajaga siis tegelikult nagu tegemist on. Aga see on üks tugi ja see on kindlasti praegu see koht, et kui me räägime, et riik ühelt poolt me saame anda seda nagu tõenduspõhist infot. Kuidas seda teha, et see jõuaks nagu inimestele lihtsamas keeles, on kahtlemata üks ka meie nagu selline missioon. Et jõuda lihtsamini, et ma tõepoolest saan aru, et okei, kui ma tahan alustada, et siis ma ei pea hakkama sööma tervet elevanti korraga, vaid ma alustan kuskilt väikesest jupist, ehk ma teen mingisuguse sellise esmase muudatuse, mis annab mulle juba mingisuguse väikse tulemuse ja aitab mul kergemini tuua mingeid muid muudatusi juurde. Aga teisest küljest inimesed vajavad lisaks sellele õigele infole ka seda tuge tihti peale, et noh, igaühe motivatsioon on ju erinev, see, miks ta seda muudatust hakkab tegema, et noh, on see siis tervis, on see, et ma ei tea, välimus, mis iganes põhjusel tahan olla lastele eeskuju. Aga tihtipeale inimesed vajavad nagu seda mingit sellist nagu tuge veel, et kes nagu aitaks sellel teel. Ja noh, seda hetkel nagu riiklikul tasemel ei ole, meil ei ole meditsiinisüsteemis, meil on pereõed ja perearstid, kes ka selle teemaga tegelevad, dieediõed. Aga tõepoolest see võiks olla üks teema, noh jällegi, riigil ju raha ei ole, tervisekassa. Riigi suunamudijad. Meil võiks olla riigi suunamudijad ja see on hea mõte. Tihtipeale just järgitakse neid, kes kõige kõvema häält teevad, et kes räägib. Chris Kärner on väga hästi tuntud Tartus. Jah, kes teevad mingeid avaldusi, mis on lihtsalt turundusavaldused, et söö ainult seda toiduainet, siis see juhtub see. Ehk siis püüa tähelepanu lihtsalt sellega, aga mis seal taga on, sageli lihtsalt mingi enda agenda. Mingi oma kasu. Ja miks see nii hästi nagu selles mõttes müüb või miks sellised suunamudijad on nagu väga hästi jälgitavad palju sellise suure järgjaskonnaga on tegelikult ju see, et nad lubavad midagi, mis nagu annab kohe sellist head tulemust. Lihtsad lahendused. Mis ei tööta. Täpselt, et see on võib-olla mingiks hetkeks, mingiks ajaks ja seal, et mis selle nagu hilisem kasu või kahju on, noh see tegelikult sealt nagu välja ei tule ja selle peale see võib-olla isegi vaikitakse maha, nii et kõik need asjad, mis lubavad nagu väga kiireid ja väga lihtsaid tulemusi, noh need ei toimi. Ega see sotsiaalmeedia sihtgrupp ka, et kui meil on ikkagi nooremad, siis paratamatult, noh see on me näeme isegi, et kui me vaatame näiteks enda podcasti nii-öelda kuulajaid ja vaatajaid, siis see sihtgrupp ongi natuke nagu teise suunaga. See ei ole see, kus meil on kohe 10 000 jälgijaid. See näitab seda, et see käib nii-öelda foonil on ju, et ta näed on päris huvitav, kuigi ta teeb selle enda magamistoas seal kuskil räägib telefoni on ju. Aga nüüd saateaeg hakkab vaikselt läbi saama, et korra puudutaks seda Tervise Arengu Instituuti, et minu ka üks kui tööandja, et korra rääkisime ka sellest võrgustikust tervislik töökoht, kunagi ma sain ise ka selle nii-öelda siis A4 diplomi. Et ma saan aru, et see vist Tervise Arengu Instituudis enam selle alla ei kuulu. Ei kuulu enam. Aga kas Tervise Arengu Instituut, et kui nüüd tööandja mõtleb, et seal on ka väga palju igasuguseid asju tehakse. Et kui ma ise vaatan, siis mulle nagu jääb siuke mulje, et nad teevad seal, nemad teevad oma asja, aga teine, ütleme siis tööandjad teevad või inimesed ajavad oma asja. Et et selles mõttes, et kas need tulemused on kuidas ma ütlen, et on nagu hästi mõõdetud. Sa pead silmas nüüd milliseid tulemusi täpselt? No just seda, et mõtleme tööandja seisukohalt, et kas see tervislik töökoht ja kõik see. See tervisliku töökoha tulemuse mõõtmise osas ma ei oska, kuna meil on seal neid osakondi ja neid teemasid on nagu väga palju erinevaid, mis puudutavad siis nagu tööandjad ka. Et selles mõttes võib-olla ei ole mina kõige õigem inimene ka sellele vastama, et kuidas seda nagu mõõdetakse või kui tulemuslik see on, et jah, ma pigem võib-olla ei oska sellele nagu sellist kõige paremat vastust hetkel anda, kuna mina toimetan siin selle toitumise teema peale, mis puudutab neid. Aga millegi ikkagi aastaid tagasi oli hästi palju toodeti neid, olid suhkrud ja soolad ja siuksed brosüürid, et kas see nagu on endist viisi või on seal mingid muutused toimunud?
seal nüüd toimuvad selles mõttes muutused, et meil selliseid uusi brošüüre otseselt ei tule, küll aga meil on nüüd sellel aastal välja tulemas uued toitumise liikumise soovitused, mitte siis see tabelraamat, mis on nii-öelda spetsialistile mõeldud või selline koond nendest numbritest, mis kõik ja kuidas võiks, et tuleb siis juhendmaterjal spetsialistidele ja tuleb materjal just nimelt nagu sellisele tavainimesele, et kuidas võimalikult selgelt ja võimalikult lihtsalt nii-öelda anda neid soovitusi või noh, et millest ma siis alustan, et see oleks võimalikult nagu inimese ja see on pigem veebis või on see nagu? See pigem on veebis, aga selles mõttes on meil arendusi ka Nutridata kui üks programm, kus inimene saab ise jälgida oma toitumist kirja panna ja vaadata, et kuidas mul seal sellega täpselt on ja mida ma saan paremaks muuta. Et seal on meil nii-öelda töös arendused, mille käigus siis ka erinevaid töövahendeid lisandub sinna juurde, et toetada nii spetsialiste, aga et oleks ka nendel spetsialistidel, kas see on siis esmatasandi spetsialist või toitumisnõustaja või toitumisterapeut, et ka nemad saaksid anda nii-öelda inimestele neid selliseid töövahendeid, millega nemad saaksid siis toimetada. Et selles mõttes on need arendused meil seal töös, et kuidas muuta seda just nimelt nagu praktilisemaks ja nagu lihtsamaks. Henri, suitsetamist loobumist korraks veel, et võtsime siin Tervise Arengu Instituudi korraks teemaks, et missugust koostööd sina näeksid, et sa saaksid teha koos nendega? No üks asi, mis mul just selle nädala jooksul peab valmis saama ja uue nädala hakkavad testgrupid on see, et ma tahan hakata ka natuke ennetustööd tegema. Et sellepärast mu lapsed on nüüd sellises vanuses, et kui mina neile suitsetamisest ei räägi, siis räägib keegi teine neile sellest ja kui minu eesmärk on see, et kui noorel inimesel esimest korda pakutakse, varem meile pakutakse, keegi paneb teile nad fakti ette, kas tahab proovida või mitte, kas veipi või snussi või tavasigaretti, siis nad teevad otsused tihtipeale kas uudishimust või siis hirmu põhjal. Aga minu eesmärk on see, et ma teeksin neile selgeks, kuidas sõltuvus töötab, kas on võimalik lihtsalt maitseda nikotiini ja näha, mis maitsega see on, või hakkab juhtuma midagi muud. Ja mul on, ma olen välja töötanud ühe sellise lähenemise, mis on just noortele ja lastele suunatud, kes ei ole veel lõksus sees, kes veel ei pea oma taskuraha selle peale käima, vaid on uudishimulikud alles selles suunas. Et neil seletada, kuidas see sõltuvus töötab ja ma usun, et see on mingi projekt, mis ennetus on, mis on ka Tervise Arengu Instituudi kindlasti sellise huvi orbiidis, et noorte tervise käitumine selles suunas oleks läbi mõeldud, sest ma näen ju seda, et mõnes koolis on täitsa epideemia juba see e-sigaretid, et kui varem leidsid sa nätse kuskil toolide radikate vahel, nüüd on need huuletubakapadjakese, mis igal pool leitakse ja nad ei tee seda sellepärast, et nad vajavad või tahavad seda, vaid sellepärast, et see on uudishimu, aga neil ei ole selgust ega arusaamist, millest seal üldse sõltuvus jääb, see on lihtsalt üks vastiku maitsega väike asi või lihtsalt mingi aur, mis sa välja puhuvad, nad ei mõista, kuidas see sõltuvus areneb, kuidas see sõltuvus töötab, kuidas ühel hetkel inimesest, keda see üldse ei huvitanud, muutub inimeseks, kes on nõus öösel kell 2, ma ei tea, kilomeetrit maha sõitma selleks, et endale, ma ei tea, paks suitsu juurde tuua, et nad ei näe seda korrelatsiooni, see ei ole neile selge ja minu eesmärk on neile selgeks teha, kuidas sõltuvus töötab, mis asi on sõltuvus, mitte suitsetamine ega e-sigaret, vaid just nimelt nikotiini sõltuvus. Sest muude sõltuvus saame aru, et šokolaad on hea maitsega, ma jään seda sõltuvus on nii hea maitsega, inimesel tekib see järeldus või alkohol teeb purju, ma jään sõltuvus selle pärast, et see teeb purju, ma ei tea, sellest tundest sõltuvusse, aga nikotiini puhul sa ei tunne teistmoodi, kui sa suitsu ära teinud. Et millest see nii väga sõltuvusse jääb, et see on palju peenem ja palju selline rohkem selgitust nõudev ja mul on selle kohta endal välja töötatud selline lähenemine, mis ma uuest nädalast nüüd hakkan testgruppidena, ehk siis oma enda lastele ja külalastele ja siis laste klassikaaslastele lihtsalt tutvustama ja nägema, et kuidas nad sellest aru saavad ja kui kasutatav see on suurema grupi puhul. Väga hea, tõmbame otsad kokku. Aitäh, Tuuli ja Henri! Aitäh! Ja vaataja, kui sa nüüd ikkagi veel Tervisetasku portaali YouTube'is või mujal ei jälgi, ei follow, ei subscribe ei ole, siis kindlasti kõike seda tee, nii et aitäh kuulamast ja kohtume siis juba varsti.